piletit. Oota, tule me paneme sinna lisa selle jälle. Anna piletit, et kolme. Ikka anna. Kilo on. Poolteist kilo. See on kilo, ma arvan. Kilo. Poolteist. Have a sing along, put some pickles on, and play the Mellotron. Go down, let's go down. Maglas, ja nad tuleb sealt. Count to 20, and go and right to roll. Mine hullu! Meie rassu ära minema ja vaatame, et see lipp püsti. On nad saug. Let's go! Eks ta on vist mingi kilo oma midagi. Teis kõigile vaatama Paiste kalale teise hooaja teist episoodi. Tänavune episood viib meid nüüd haugi püüma. Eelmine episood läks meil hästi, püüdsime särge ja saime midagi kätte. Tänavu me püüame nende samade särgedega ka haugi. Teeme teid tuttavaks üks asjaga nagu taliond. Mis asi taliond on? Kuidas see peaks töötama? Selle vaatame ka järgmise videoklipiga. Nii, mis asi taliond on? Taliond on põhimõtteliselt elustada rakendus või kuidas mõtlema? Ja ta on sama põhimõttega nagu see suvine elussööt, et suure korgiga, teate küll. Sama põhimõte on sama. No jaa, lihtsalt talvel on siuke teistsugusem, et räägin siis ära, millest ta koosneb 3 harulisest hargist, et ta püsiks jääaugu peal kindlasti. Nii-öelda 3 jalga siis. Yes. Rollik, kus on tamiil peal ja lipp, see on the must be, ilma selleta ei saa. Ja siis tamiil muidugi, mis jookseb tross ja kus on konkses pluss elussõda kala, mis siin otsas on. Et sellises suuruses särjed on nagu väga head, et sellele jäävad ilusti haugid ja asjad külge. Kuidas see meetod peaks töötama? See käib sedasi, et kui meil siin nüüd on see kala otsas, tavaliselt pannakse niimoodi seljast läbi, no meie paneme niimoodi, on ka muid versioone, kuidas saab panna. Mõni paneb läbi selle selja uime. No seda ka, aga pannakse ka nahast läbi, kõigest muust ja nii edasi, lõpustest ja nii edasi, aga me teeme niisugust klassikalist, et paneme lihtsalt seljast läbi. Kuidas see peaks töötama, ongi sedasi, et kui nüüd on siin kõik olemas ja valmis, siis siin on niisugune nökats. Selle paneme siia rulliku taha. Jätamegi ta niimoodi jääaugu peale. Jah, sest siin, vaata, näita korraks. Sest siin üleval on, vaata, näed siin, need nii-öelda need põhimõtteliselt mingid, kuidas ma ütlen, hambad põhimõtteliselt, mis nii-öelda on selle, keeruli seletada ka nagu nii-öelda see stopperiks põhimõtteliselt või nii. Ja siis põhimõtteliselt ongi sama meetod, et kui kala nüüd haug tuleb või võtab, siis käib siuke asi. Tõmbab ja lipp püsti. Ja seda värvi on nagu jõle hästi näha. Neonoranž. Et see on väga hästi näha. Paneme selle siia sisse ja me lootme, et siia tuleb siis ka mingi haug ka. Ei, seal pool. Jah, me liigutame seda nüüd. Tuleb see kuidagi ilusti siia jääaugu peale, et ta siia kuidagi moodi jääauk ära ei libiseks. Ja niimoodi ta jääb. Jah. Ja kõik on timmis. Ja meie mõte on, et me liigume mööda seda ka äärt pidi lihtsalt. Ja meil on päris palju selliseid lisasärgi nagu juurde nagu korjata. Ja meil on 4 varuks vist. Ja seal... Siis ikka, me jääme ootama haugi ja nii ongi, täna meil kahjuks Rasmust ei ole kahjuks. Ja tal oli nuhu ja kurk oli nii alustatus. Ja et soovime siit temale palju paranemist. Ikkagi. Ja, no see on näiteks see taldrikund. See on põhimõtteliselt, see nagu käib nagu lahti. See on see rullik osa, siis on see plaat, mis toetab siia maa peale, siis on see lipp. Et põhimõte on sellel siis, kui see siit läheb vette, on ju, siis see lipp läheb siia nii-öelda selle rulli taha ja kui see kala tõmbab, näed siit alt, tõmbab lipu püsti, siis me sealt näeme, kui lipp tuleb ja siis no meie jätsega teeme niimoodi, kui ta nagu hakkab kerima niimoodi, siis me tõmbame. Nii, nüüd on tõenäoliselt esimene haug on tulema siin selgelt ja tõenäoliselt on otsas ka. Ära ütle, kuidas minema. Pääseski nihki. Ma tundsin jälle alguses. Seda sama on teist korda juba. Unlucky. Taas kord lippueer, oota, las ta võtab. Rahu.
No. 3, 2, 1. Jah. Kui ta tõmbab, siis tõmbab. Tee haaki liigutus. Vaata ei, kui ta tõmbab muud. On või? On. Kui tahab minna, siis lase ta minna. Ui, saab palažnik! Mida olla? 5,5. Ossana! See on norm ju. Täiega. Mis on palju, see on 1,7? Sa mõtled kilodes või? Jah. Mul on kaal kaasas, et saab kaaluda. Täitsa, see on päris hea ju. See on mingi... Ma pakun pikkuselt 55. Arvad? Ma arvan. Aga mõõda ära. No. 56. No peaaegu panin täppi. Jah. No emotsioonid. Päris hästi, noh. Ta tuli, suht kiiresti sai ma õnneks välja. Ja. No ma miskipärast arvasin, et ta tuleb kuidagi pikem, aga ei, väga hea. Ma juba kartsin jälle, et oli nii nagu enne. Et tuli võttis ja siis lasi lahti kohe. Aga no näha on, et sind on ilusti ennast ära haakinud. On siin ikka väga... Tal, ma ei tea, tal endal nagu väga raske ära saada, vaata seda. Üsna rõvekas. Tema jaoks. Sikke väga hea koht, kus sai kinni jääda. No pealt poolt siis tumedam, vaata, et kui pealt poolt keegi näeks seda põhimõtteliselt on ju, siis värv on siukene, põhimõtteliselt kamuflaaži moodi on ju. Et teda ei tuntaks ära, siis silmad, pruuni värvi ja kui vaatad, siis ta pealt nagu pea on siuke hästi lapik või nii. Pardi siukse peale. Pardi moodi ja vaata, hambaid on ikka nagu väga palju, eriti siin üleval vaata, näed. Aga mõned on väiksed, aga ikkagi. Jaa. Aga selle poisi laseme tagasi, on ju? Jah. Aga davai siis. Läks. Ja sinna ta läks. Läks. No. See on päris hea, see on päris hea. No nii, järjekordne. Oota, rahu. See küll väga hästi jäänud peale, kuidas see välja nüüd tuli, aga see on suurem, ma arvan, kui eelmine. Nii siis. Nüüd läks ikka järsku väga kiireks, et Maarikil on nüüd 2 korraga 2 augi, ühte. Tõime kaaluga, et saaksime seekord ära kaaluda. Maarik võttis kohe nüüd uue, kui ma käisin ära. Oota korra. Nii. Päris ilusad stoonides ju. Mis ta selline on? Ma ei tea, siuke eritoon. Kuule, sul on 3 tükki ühe päevaga. Tänase ka päeva 3 tükki. Ta mõtleb, ta oli 60. Ma arvan, see on mingi 50 kui sedagi. See on... Aga mul meeldib selle venna uived ka samas. Vaatame punakas. Miks ta niipaks tärvi on? Ei meeldi või? Ei, ma liigus. Tee pilti ka, sa saad teha, vaata. Mul on topeltnukid. Lihtsalt topeltnukid. Sikki jooksul. Ei olegi väga raske. Kilo mingi 100 kui hea sedagi. Ma arvan, ta on ikka rohkem veits. Kes teab? Tundub küll. No never know, vaata. Aga lähme nüüd selle teise kala juurde ka. Missugust neid aastat öeldes? Mulle meeldivad need, vaata, mis on need rabaomad hästi siuksed tumedad, vaata. Tumedad stoonides, need augid kui ahmed, täiega ilusad. Vaata, kuskil valimismaadel on, vaata see, on see paik haug on ju, siis on see maski, vaata. Tead või? Ei tule ette. Ta on nagu haugi moodi, aga tal ei ole neid nii-öelda neid täppe, vaata. Selja põhimõtteliselt. Stop. Lihtsalt väga hea. See on nagu rahunenud ka maha. Mänsab. Aia. No natukene ta seal kurgulaast pätti läks. Jah, eks. Sa teed pildi nüüd? Teen pildi, jah. Nii, laseme nüüd tagasi nüüd. Jah, enne praegu läheb väiksem siis. Ilus. Tšau. Let's go! 30 siki jooksu 2 augi. Yeah. Väga tuima näoga, noh. Let's go. Yes. Anna piletada 30 siki jooksu 2 või? Anna. Suur või? Okei, suur. Võta kohe, Etsel, võta kohe! Saab palažnik. Oi, saab.
From where did you come? Did you tug along? Did you skip the bus? Me oleme uuel hommikul tulnud püüma. Tere hommikust, Marek. Tere. Räägi siis, mis täna on? Plaanis või? No mis on üldse juhtunud? Ennem püüdsime seal, seal. Siis mees tuli meile ligi ja siis ütles, et ta nägi meid YouTube'is ka, et mis ta pakkus, et ma saaks püüda siin. Tal tuli, ma ei tea, nagu kogu aeg lihtsalt, nagu paned sisse, tõmbas välja kogu aeg särg. Et siin on ka võtt lihtsalt nii hea praegust. Näitame need haugid ka, mis ta sai või? Jah, ta sai enne mingi 10 minta jooksima sai. Nagu sina eile, eelmine kord lihtsalt sellised nad on, et panen oma jala kõrvale. 1,7 kilo ja 1,5 kilo. 1,7 ja 1,5 kilo. Jah, ta ütles. Aga ma panen järgmised meie unnad ka sisse, siis on timmis. Sama on. Anna. On. Pigem. Pull see on? Või siis on äkki see sama, aga ta on väike, vaata äkki. Ma arvan, ta lihtsalt läks nagu nurga tagantist välja. Aga vaata üle äkki. On hamba selgi. Ei ole. Ma ei tea, vaata. Anna siis pane tagasi. Ära niimoodi ka multsetki, paneme just topelt. Võta kohe. Võta kohe, Etse, võta kohe! Et äkki ta kuidagi... Suur või? On? Jaa, ilus. Ossa, mõtles. No? See on veel tähelepanu. Minut kaas. Anna. No. Umbes. Kui kohe näed. Vaata minema ei lähe. Ma üritan mitte lasta. Vaatan siin augu taga kinni. Oba! Tim. Ei ole ka. Ta on mingi 50. See on ilusasti. See on ilus. See on Tim. Said ikka videole või? Jah. See on veits suurem kui mina sain, vaata. Siit või? Jah. 58, midagi sükst oli 59. 58,5. Aga see oli sama suure. Ei, oota, kas mul oli mitte 61 või? 61 oli ka, aga see oli sealt. Aga siit samast kaldu. Tim, video päästetud. Ei jäädki häbisse. Jah. Läheb siis tagasi. 58, poiss või mamma või ma ei tea, kes ta on. Saab tagasi. Jah. Olemas. Tuleb loota järgmistele. Jaa. Toimub catch and release. Kuide, kui sa näed seda quick release, kui sa näed seda, palun tee videoid uuesti. Jaa, quick release, see, kes Jõekal käis. Sa pead tegema videosi lihtsalt, Liis, anna kas meil on viimane video, kas või viimane. Kas või kommenteeri, sest mees, sa oled lihtsalt lege vana lihtsalt. Jaa. Sa pead tegema veel videosi. Ja teeme quick release'i sellele vennale ka. Jah. Quick release ja venna uks, catch and release. Jah, täpselt. See on sinu jaoks. Jah, see on nii kõva vend. Me kutsume sind välja. Jõeka püügid. Jaa, vaat tollile. Tee mind järgida. 2 versus 1. Ei, sina ja Kevin versus mina ja Marek. Jaa, töötab.
kes kestis, davai. Davai. Väljakutse esitatud. Mingit saad midagi ei ole, aga vahet nüüd auk sisse ei tule. Oi sa palažnik! Oi sa palažnik! Lahti, selle asme tagasi kohane. Paalum ära asme tagasi. Jaa, õige. Respekt selle eest sulle. Täitsa lõpus. Täiesti palaž, ma ei ole oma elu sees nii suurt kala näinud. Lihtsalt kui suur. Koopsid olid veel suuremad. Täiesti lõpp. Sul on juba? Mul on. Tege. Kus sa vana? Oota. Selline notsuna. Ilus päts, noh. Täielik. Viska mulle ka siis juba, näh. Ilus päts. Mine pekki päts. See on ikka, see on kiga. Õnneks on ilusti kinni, saab lahti. Täitsa lõpp. Kus? Ma üritan vaadata, kas ma näen meie undas ikka. Kohe pead pilti tegema, Ants. Kui poisist teab, poisist pärast Mida teie ennustate kaaluks? Mis sina ennustad kaaluks? 5 on julgelt. Ma pakun 3,5. Paku 4,5. Ma arvan, et tema on rohkem ligi tal kindlasti. Ma panin täppi. Suht täppi. 4,6. Nice. No see on ikka väga suur. 4,6. Ütleme 4,6, 4,7. 4,7 umbes. Oled võtsis, mul põhipeal läks ära siit, pärast kui parki käima. Täitsa lõpp. Aga välja tõmbame läks ära, jah? Jah. Okei, vahet ei ole. Tee Ants paar pilti ja siis ma lasen tagasi poisina. Ma mõõdan ära ka või? Aga mõõda. Istu peale. Mul ei ole mõõdulinti. Ma pakun 85. 87. 89. No 87. 90 põhimõtteliselt. Nice. Las ta olatseb, keegi teine veel püüdad või? Jaa, õige. Loodame, et kõik lasevad tagasi. Ossa palažnik! Näed, tilguvad kõik. Limakollid. See päev on korras, ma räägin, augipäev. Suuretad tagasi lasta. Lipp püsti! Oi sa palažnik! Läks ära, Ants! Kuule, me enda undade juurde ei jõua ka. Oli sellise jooksuga minema. Ei ole. Täitsa lõpp, noh. Oli kolm ära. Tema vend oli kaasas ja. Küljed olemas. No let's go! Tuleb! Aga see tuleb samas kui Väike augipäev. See on väike. on jah väike, see on väiksem. Tagasi lasta. See läheb tagasi. Sellega, eelmisega võrreldes on see pojale. See on eelmisega võrreldes lapsele otsa. Jaa. Vaata tagasi saab. Täitsa lõpp, no ikka nii hea päev. Just tõstsin uude auku, mõtlesin, et see ühest august üks tuli vaata, aitab küll. Super. Täna on ikka väga hea päev, jah. Täpet. See just oli mingi 40 või? Super. Nipa-nappa mõõdu kala võib-olla oli. Aga no mis ma siis ikka? Sul oligi kinni, ma arvan. Ei no ma soovin teile ka siis. Palju õnne. Et räägi oma kogemustest, mis sul haugipüügi või talviti on nagu. Talviti. Jah. Sa mõtled suur, no kala neid või? Ei no üldised kogemused, kuidas sul sellega on nagu? Ei, normaalselt, et esimene talv ehk siis, oota, ma mõtlen, üle-eelmine 2020 alustasime ja talvel Etseriga püüdsin, siis alguses ma püüdsin Etseri õngedega, siis järgmisel talvel sain endale juba enda unna, 1 vist või 2. Igastahes siis hakkas kedenema ja nüüd ongi kolmas talv, kus on juba päris hästi läheb tegelikult. Ja me nägime seda ka, tegelikult väga äge oli seda ära näha. See on lihtsalt nii äge, kui sul on siukene kala, lihtsalt noh. Proua peaaegu meetrine kala. 85 või? 89. Ja 29 jah. See on ikka põhimõtteliselt 90 kala ju. Nagu täitsa lõpp ja siis 4,5 kilo, 4,7 vist. 4,7 vist oli ja 4,6. Nagu no see on niuke kala lihtsalt. Ma imestan ka, et siin järves siukest on. Teadsid, tal sai veel naine, sai see suvel vist sai 1,5 kilose ahvena kuskilt sealt tagapoolt. Et see on ikka no võimas. Aga jah, me loodame ka kõige paremat, vaata. Ja loodame. Ega sul on ka nagu 3 haugi on selle videoga käes.
jah, eile. ja. Ja, et sellel on, oota, see talv üldse on sul käes mitu? Üks ja mul on üks ilus junn läks minema ka. Ja mul on käes 3 või, see talv. 3 on sul käes ja sul on mingi mõned ära läinud ka. Ja. Aga loodame parimat. Yes. Nii neile kui meile. Yes. Ja. Tuli ära, järgmine pauk. Just lasin minut aega tagasi. Ebareaalne. See oli juba ebareaalne, mis siin täna toimub. See läheb ka tagasi. Las nad elavad. Julm, väga julm. Räägin, seda kohti vahetada. Kus sa oled, koos ta kätte saab. Mul oli lõuva oma, et seda tule siia näita, kus sa oled. Just lasi. Sügavale siis. Ei ole keele taga, väga ilus. Tule tema näpu lõuad alla. Täpselt keele all. Ei, ta ei tee midagi talle. On keele all täpselt. Noh, teeme pilti ka ja läheb ujuma. Jumala julm, see on julm, hakkab piitama, läks auku. Ja nii hästi meil ka ei lähe, ootame. Ei ole. Ja küll, pole uued söödad ja läks, siit järjest keegi on. Nii, Marek jama, lendas püsti. Ruttu, Marek! Marek on kuskil 100 meetrit eemal, püüab särge juurde. Ja parasjagu tuleb just üks haug otsa ka. Ma ei tea, kas ta nüüd otsas on. Aga Marek sealt tuleb. Põrutab siia suunas. Nii, maraton sai tehtud. Ma vahetasin su asukoha ära korra. Ja põhimõtteliselt ma ei tee nälja mingi minut aega tagasi. Ma tõmbasin seda natuke, näed, on otsas. Jaa, on. Rahu. Nii. Mis suruisk? No. Lase tal minna, kui sa... Ära lase tal liiga tugevasti ka tõmmata. No jah. Igatahes siit me lõpetame haugipüügi episoodi. Läks, no ütleme ikka väga hästi. No ikka minu arust ikka läks väga hästi. Kalu ei võtta oli vist rohkem, kui kalu välja saime. Noh, nii-öelda need mõõd, et kus ei tule otsa või nii, vaata neid võtta, ma mõtlen. Jaa, ja meil läks vähemalt mingi 5-6 kala ära vähemalt. Jaa, aga videosse jäi vist, ma ei tea, võib-olla 7-6 haugi või? No kaasatud selle mehega ja võib-olla mingi 8-9 tükki. Jaa, võimalik. Et jaa, et tahame siin rääkida kiiresti ennem kui me täielikult video ära lõpetame, et see kala kaasa võtmine, et palun, nagu kui vähegi süda kannatab, laske need kõiki siit kalad tagasi, sest et ma olen väga palju kuulnud inimestelt ja nii edasi ka, et Eestis on väiksed kalad ja nii edasi ja mineks sellepärast Soome minema kala püüma vaata või Ahvenamaale näiteks. Et siin on lihtsalt väiksed kalad ja nii edasi. Asi ongi selles, et kui te võtate kõik sellised väiksed nagu pojad kaasa, siis no siis ei ole kunagi siukest suurt kala, keda püüda vaata. Ja sul on valida, kas sa lased väikse kala tagasi ja siis püüad hiljem nagu veel suurema või siis sa lihtsalt võtad selle kaasa ja suuremat jällegi. Ja noh, see, et siit me võeti küll see 4,7 välja, aga see ongi see, et see võib olla ainult terve järve peal ainult üks selline monstrum lihtsalt. Ja ta lassi selle õnneks tagasi ka. No jaa, et sellised jah, lastakse tagasi, aga kui te tahate tõesti siukest suurt actionit rohkem, siis tuleb lasta kõik kalad lihtsalt tagasi, mis vähegi sul südamele jäävad. Ja meie Marekiga üritame nii palju, kui me saame, siis laseme tagasi. Ja me selles laseme mingi 90% kõik kalad tagasi. Võtame harva kaasa. No tõenäoliselt video pärast võtame vahepeal kaasa, need, mida saab teha. Aga jaa, palun inimesed, kuulake seda ja nii edasi. Aga mis siis ikka, kommenteerige midagi lahedat, kui kommentaarid muidugi lahti on, me ei tea. Loodame. Ma ei tea. See on mingi räiga hoiamine nende asjadega ja nii edasi. Aga jaa, mis siis ikka, näeme teiega järgmistes videotes või järgmistes episoodides. Jah. Aga davai siis. Davai. Tšau. Tšau.
järgmises episoodis tuleb ka Rasmus meiega tagasi. Jätkame jää pealt kalastamist ja proovime selle hooaja esimesi ahvenekka püüda. hästi. Kui suuri ja kui palju me saame, seda kõike muudki veel järgmisel korral. Päeva ilusam. Etsel sai sama.